Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meel on teid siin näha ja olgugi, et sügis on kätte jõudnud ja üsna jahedad ilmad on juba, siis tegelikult on ju aias veel väga palju asju, mida saab teha. Ja mina tulin praegu siia maja sellise pisut põhjapoolsema külje peale, kus mul on maja seina ääres selline peenar. Jah, peenraks võib teda nimetada. Ja ta on mul niimoodi siin elutoa ja köögi akna all ja õu on meil sillutisega ja siis tekkiski selline võimalus teha selline peenrajõup siia. Ja tegelikult ta ilmestab seda sillutisega õue päris hästi. Ja siis see tühimik siin on täidetud, see on ainuke peenar, mis mul on täidetud sellise mullaga, mis me oleme mujalt sisse toonud, et see muld sai aastaid tagasi ostetud Fasetrast. Ja mina sain sealt küll väga ilusa puhta mulla, et ei tulnud ei umbrohta ega klaasikilde. Siin nurgas on mul üks kadakas. Siin on nagu tegelikult niimoodi, et siia valgust tuleb väga vähe päeva jooksul, et pigem lihtsalt vara hommikul. Nii et see kadakas, kõige kiuste on väga ilus ja lopsakas siin ja eks ma olen talle ka neid kääre ka näidanud. Ja siis on mul terve rida bergeeniaid. Need ma sain siis Tartu taimevahetusest ühe hästi suure mättana. Selle taime loovutaja oli hirmus õnnelik, et ta sellest bergeeniast lahti sai ja mina olin veel õnnelikum, et ma selle mätta sain ja et sain ühe korraga terve selle ääre täis panna ja bergeenia tuleb siin suurepäraselt toime. Ja siis siin ees on mul erinevad mättad hostasi. Ja hosta on üks ainuke taim, mida mina sügisel lõikan niimoodi täiesti nulli maha. Et ta on küll selline hiline ärkaja, aga mulle nii hirmsasti meeldib, kui ta kevadel juba oma ninad välja pistab. Ja siis on neid erinevaid lehevärvusi ja mustreid juba näha üsna ruttu. Ja muidugi siin varjus ka õnneks tulevad need värvid hästi välja ja lehed püsivad hästi kaua ilusad. Nii et see kombo, üks kadakas, rida bergeeniaid ja hostad on siin hästi toiminud. Nii et on nüüd aeg seda peenart edasi tuunida. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen siia kevadlilli ja just panen krookoseid. Et krookosed on sellised kevadlilled, kes on sellised kõige nii-öelda lollikindlamad ehk aednikukindlamad, et ükskõik kuidas sa nad maha paned. Nad kindlasti annavad arakevadel neid õisi ja rikastavad seda. Et see krookos tegelikult õitseb ära ka enne, kui need hostad siis siit välja tulevad ja oma lehed laiali ajavad. Ja siis nad varjutavad need juba närbunud lehtedega krookosed ära ja uuel aastal siis läheb jälle kõik uuesti. Mis on selle peenra juures veel huvitav on see, et ta on küll mul maja külje peal, aga mul on ta niimoodi timmitud, et mul see lumi tuleb siia istumisaluse peale, nii et siia sellist suurt paksu lumekihti ei jää ja need taimed ka kevadel ei jää väga pikalt lume alla. Nii et krookosed, mis ma nüüd siia maha panen, et nad ikkagi õitsevad kevadel, mitte suve keskel. Aga mis siin on see, et see on üks peenar, mida ma olen ka multsinud ja ma pidin ekstra järgi vaatama, et selle multsi, mis siin praegu mul käe all on näha, selle ma panin 2 aastat tagasi, et ta on 2 suve saanud siin laguneda ja eks ta ongi jupiti nagu ära kadunud. Ehk nüüd ongi aeg uus kiht peale panna, et ühe koorepuru ja mis see siin on, puidupuru multsi kohta on see päris hea tulemus, et iga aasta ei ole pidanud uuendama. No mõned ütlevad, et kui nad on piisavalt paksu kihi pannud, et siis tegelikult nad on värskendanud seda ka alles 3. aastal. Aga kevadlilli saab väga hästi panna multsi alla ja mina olen ka selline aednik ja minule ei meeldi seda aluskangast panna, kuna minule meeldib see mõte, et kui see multsi ikkagi laguneb, siis ta juba annab sellele mullale ka midagi tagasi, et ta rikastab seda ja siis need taimed, kes siin on, neil on ka nagu ikkagi parem kasvada. Ja siin siis ka, kui siin on sellised ilusad lehtdekoratiivsed lilled enamasti, ja siis mõned suvelilled, siis võib-olla mõnikord panen ja nüüd panen juurde veel kevadlilli, et nemad siis ka nagu väetamise osas tegelikult nii palju tuge ei vajagi. Aga multsi puhul peab siis arvestama seda, et selleks, et mults töötaks, ma pärast näitan nagu täpsemalt ka, kui ma multsin, et ta peab olema paks kiht, mis tõttu see muld ka siin tegelikult sulab ära hiljem, kui ta minu aia teistes osades sulaks. Et siis ka ma tean, et need krookosed ka õitsevad siin hiljem. Aga see on väga okei, et tegelikult on meil ju kevadel ka ööd jahedad ja
hommikuti ikkagi näen neid uimaseid kimalasi, et neile tegelikult need krookuseõied, see on nende jaoks sageli ka selline pääsetee. Aga hakkame siis neid sibuleid istutama. Ja ma võtsin nad juba pakenditest välja, et aias toimetada on alati siis hea, kui kõik eeltööd on tehtud. Ja ma panin natuke suurema topsi sisse nad, et siin on siis 5 pakki seda suureõielist sinist ühte ja 1 pakki siis aktsendiks panin kollast ka. Ja panin nad segamini, et siis on see minule ka natukene selline üllatus. Aga üldiselt see reegel kevadlillade puhul, kõikide puhul kehtib. Et neid tuleb panna suurte gruppidena ja siis nagu vaadata ka seda tooni, et tegelikult on ilus, kui nad on suurte gruppidena. Kui panna kõik erinevad, siis tekib selline mõningane närvilisus ja see võib tegelikult seda kevadlille ilu ka hakata varjutama. Et kui ostate, siis ostke 1 või 2, hästi palju, nii palju kui vähegi võimalik on ja kevadel te tänate iseennast. Aga hakkame nüüd istutama. Nii, nagu ma ütlesin ka, siis krookus on tegelikult üks selline tänuväärne kevadlillet. Temaga ei saa midagi valesti teha ja isegi kui ta läheb valele sügavusele, siis ta timmib iseennast pärast paika. Ja teda ei pea üles võtma ka üldsegi, nii et ta saab iseendaga hästi hakkama, aga toob meile palju rõõmu, kui me ühe selle pingutuse ära teeme. Nii et ma siit võtan selle multi lihtsalt päeva praegu kõrvale ja siis ma võtan siit teotäie ja kevadlilled jäävad ilusad siis, kui nad on niimoodi suvaliselt paiknevad. Et ei pea kindlat mustrit tegema ja siis ma panen siia sükse natuke suurema teotäie ja ma leidsin, see on ainuke kühve, mis ma praegu üles leidsin. Pole ideaalne, aga kuna siin on üsna kobe muld selle murtsi all, siis selle jämeda kühvliga ka on meil väga lihtne seda auku teha. Ja nagu ikka siis kevadlille sibulate puhul, siis panna ta 3 sibula sügavusele. Ja siin ei pea olema matemaatiliselt täpne. Et võib teha nii, kuidas endale meeldib. Ja Bella, sina küll oled igas videos juba ja meeldib ennast ka natuke näidata. Siis ma lihtsalt panen siia põhja õiget pidi, et see on siis see alumine selline, kus on juured olnud, ära tulnud ja need sibulad on juba kasvama ka hakanud. Aga kui sa poes ka oled ja vaatad, et oi, et sibulad juba kasvama hakanud, et kas ta võib olla ka nartsiss või tulp, et sellest pole midagi. Ta lihtsalt näitab, et see sibul on elujõuline ja võimeline siin juurduma sügisel, et siis kevadel juba ilmad soojenevad ja muld on paras, et siis juba kasvama hakata. Et see on tegelikult hea märk. Nii, ilusa augu nüüd tuli seda siia. Nii, ja siis multsimisega. Et mul on siin üks koorepuru mults, mida ma suvel kasutasin basseini ääres, et seda kile äärt nägusamaks teha. Aga sügisel ma saan siis panna selle siia peenardesse. Ja multsiga on selline asi, et mults töötab siis hästi, kui teda on selline paks kiht. Et ta võiks olla ikkagi nüüd kohevana panduna, kuskil 10 sentimeetrit. Et kui ma ta praegu panen siia, siis ta kohaga natuke vajub. Ja siin kõrvale nii vasakul kui paremal ongi need hostad, mis ma olen juba tagasi lõiganud, et ma nende peale päris ei pane. Et siis sealt ka võib-olla natukene varem hakkab see lumi sulama ja maa sulama ja siis nad juba pistavad oma ninad välja. Ja sibullilled tulevad väga hästi läbi sellise multsi, et nad saavad ise fantastiliselt hakkama, et seda kartma ei pea. Ja see ongi kõik. Ja sellised väiksed laigud ma panen ka siis kõikide nende puhvaste vahele, et see toob siis kevadel natuke sellist värvi juurde, enne kui hostad tulevad. Ja ma vaatan, kuidas mul tuju on, et võib-olla panen mõned suvelilled ka siis siia, mis rohkem nagu varju tajuvad. Nii et selliste väikeste asjadega saab ka selliseid püsilille veendraid ilmekamaks teha ja värskendada. Ja eks see toob tegelikult meie enda jaoks ka natukene sellist vaheldust juurde. Ja sina, Kõuts, lihtsalt tahad mulle öelda, et seda tuppa ära minna, siin on nii külm ja nii tuuline. Igatahes aitäh, kes viitsisid siiamaani vaadata ja kui need videod on sulle kasulikud, siis ole hea, jaga neid ka oma sõpradega ja kindlasti ootan teid kõiki ka selle eestikeelse kanali tellijaks.